6. päeva hommikul ärkasime kondingapis, avastasin tolle jalgratta ja liikusime kaardil A-ga mängitud Cape Le Grandi Beachi, Cape Le Grandi rahvuspargis, seejärel B-ga märgitud Frenchman Peak ja seejärel C-ga märgitud Lucky Bay. Selline koht nagu Frenchman Peak, nagu prantslase nokk või mis ta on. Või siis prantslase tipp. Seda lugu, kuidas ta täpselt selle nime sai, ma ei tea. Aga siin on siuke noka moodi veerits, aga alt tühi. Selline koobas. See on siis ilmselt tuulte ja vihmade poolt uuristatud. Et siin on näha, koobas on siuke nagu kapott alt tühi. Äär on ära uuristatud alt. Väga õhuke sein on, tühi paistab läbi. Tulime mäest, võttis shortcutiga üles ja täna sellele võttis vähe hingeldama, et pole enam see esimene noorus. Varsti 30 saama, vaata vana mees. Tee viib. Siin on koopaid teisigi. Võt see on see koobas, mis läheb läbi mäe. Paistab teine pool. Kohe siit poolt saab näha. Amfiteater. Kaamera sisse pista. Cape Le Grandi rahvuspark on siis saanud nime ühelt prantslaselt, kes siis sinna maabudes selle nimetas siis suureks neemeks või siis nagu Aleksander Suur, see on siis neem suur. Seal on siis 5 väikest lahekest, mis on ilusalt valge liivaga sinised rannad. Me käisime ainult 2 ja ühes siis pikemalt sõitsime autoga ringi ja mõned katsusid vetki. See sammune pingas, kus ma siis seda filmin hetkel, Frenchman Peak, on siis üks kõrgemaid seal. See on 262 meetrit merepinnast. Mount Le Grande, siis Suurmägi on 345, kuid sinna me ei jõudnud, ilm ei olnud kõige ilusam. Aga jah, kahjuks me rohkem endasse randadesse ei jõudnud, kuna mul oli 4-veoline auto ja kõik me minu autosse ei mahtunud. Aga sinna tuleb kindlasti tagasi minna päiksepaistelisi ilma, kuna rannad on seal suurepärased ja lihtsalt silm puhkas, hing puhkas seal ajaveetes. Vabandan suure tuule pärast, aga kokkuvõtteks siis see, et see rahvuspargi ala on olnud pealpool merepinda ja liustikuvabal ligi 2 miljonit aastat, kui ma ei eksi. Seega kogu sinna maastik on vormistatud vihmade, tuulte ja aja poolt. Samuti siis ka see Frenchman Peak ehk siis noka moodi, ühe nurga alt noka moodi koobas, mis seest tühi ja igasuguseid käike täis.
Lista enda aknast välja parem. Ta vist praegu juba lindistab. Pilte. Teo, mis teed seal? Sellised need rannad seal siis olid, ilus valge liiv, sügav sinine meri, türkiissinine. Kahjuks siis jah, rohkem randade läbi külastada ei jõudnud, kuid ka seal oli päris lahe. Kängurud peesitasid rannaliival ja autoga siis ühte ranna teise otsa. Mul auto on liiva värvis, sala ei jätta siia kamotada ära liivaga, vaata. Siis peame ööbima siia. Ei viitsi. Päris kobe. Siin on nii koledad rannad. Sest ei saa, Austraalias on nii koledad rannad. Süda läheb pahaks. Ma nii tüdin nende vaatamisest ja nägemisest. Vaadake seda randa. On ju kolle ju. Jube. Väga jube. Siinsel liival on imelik konsistents. Kui võib-olla kuulete, siis ta krudiseb nagu lumi. Kui sõrmega tõmmata. Ta on lumivalge. Ta ei ole niivõrd õhuke. Aga imelik materjal on. Autoga on väga okei selle peal sõita. Rottnest Islandil oli see, et mingid noored nolgid olid ühe pisikese känguru golfikeppidega survust ainult. Ma lugesin selle kvakade kohta seda, et enne kui väga suur trahv tehti, siis harrastati seda kvaka footballi. Lihtsalt virutavad, kes kõik kaugemale saab umbes. Rängad trahvid pandi pärast. 90-ndad on. Selline see päev oli, täis randa, mis on siis loetud Austraalia üheks kõige kaunimateks randadeks. Veel randasid ja loomulikult natukene kängurude näppimist ja päeva lõpus sai tehtud pannkooki ning jällegi näha maajatantsu. Samal õhtul asusime teele ja kui bensiin otsa sai, leidsime ennast Palantoonias, kus veebisime öö hiigelsipelgate keskel. Edasi aga kõrbemaanteele. Oleme peaaegu Austraalia kõige pikema sirge tee lõpus. Piks oli 174 kilomeetrit. 90 miili. Ja siit on vaade on nii ilus, sellepärast et seal me tulime. On pikk sirge tee. Sinna läheme. On pikk sirge tee. Aga õnneks meil on peaaegu lõpus. Ja nagu ümberringi näha on, ei ole siin peaaegu mitte midagi. Mõni pöösas, mõni puu, mõni pöösas. Ja muidugi Maaja tantsib nagu ikka iga video peal. Mõni pöösas, mõni tantsib Maaja. Aga no neid leidub Austraalias igal pool. Ja mõni puu. Uskumatu. Murulauk äkki. Selline koht nagu Madura Lookout. Siit näeb siis, milliseid tühermaid mööda me sõidame. Seda vaadet siit
mäenukalt vaadates tekib siuke tunne, et kohe kargab välja see samune ahv kuskilt ja paneb lõvikuninga, tõstab üles õhku ja tuleb see sama laul, mis seal soundtrackiks on. Iseenesest jällegi midagi silmale. Vahepeal siin puu all teeme lõuna. Väljas on mõnusad 29-28 kraadi. Varsti kisub sinna 30 ligi ja võib-olla ülegi. Aga pressime edasi. Oleme peaaegu tee keskel varsti. Ja väljume varsti 300 kilomeetri pärast väljume Lääne-Austraaliast Lõuna-Austraalia osariiki. Aga vaadet peab nautima. Selle Põhja-Tallinna lähen ja tulen käima ja siis on eriti cheesy. Vaata kui üllatus. Ma just tahtsin öelda, milline üllatus, Maja ei tantsi, aga nägi. Läks käest ära. Aga selle koha nimi on, mulle tuleb meelde, mingi Great, mis selle koha lahe nimi oli? Great Australian, mingi Bright oli. Ühesõnaga mingi Bright oli see, mitte Silvia Bright, vaid mingi muu asi. Oma peaaegu poole tee peal Adelaide'i, tegelikult üle poole tee Adelaide'i. Ja lihtsalt tulime vaatama, mis nagu meri siin on. Tundub, et ei ole väga täisvärvi. Võib-olla vähe. Ookean on. Ja ei midagi erilist. Liigume edasi. Nende 2 päeva jooksul siis sõitsime maha rohkem kilomeetrit kui kogu eelneva tee jooksul. Siit kaardis on näha nende 2 päeva teekond ja siit näha siis nende 2 päeva teekond suhtes Perthist kuni paremas ääres oleva Adelaide'ini.